Ja, tere kõigile, alustame värskete uudistega. Revolutsioonilise kaardiväe mereväe komandöör Alireza Tangsiri oli öösel Bandara baasis Iraanis rünnaku sihtmärk. Ühe kõrge Iisraeli ametniku sõnul vastutas Tangsiri otseselt Hormuzi väina sulgemise eest. Mulle öeldi, et tema kõrgem operatiivjuhtkond, sealhulgas luure- ja operatsioonijuhid viibisid salajases mereväe juhtimiskeskuses. See on taas ühe kõrge Iisraeli ametniku sõnul. Rünnaku kahjusid alles hinnatakse, kui nad usuvad, et ta hukkus selles rünnakus. See oli sihitud rünnak ETS-i, Iowa ja Iisraeli luureandmete põhjal. Allika sõnul näitab see endiselt, kui sügavale suudavad Iowa ja Iisraeli luure tungida revolutsioonilise kaardiväe juhtkonda. See toimub ajal, mil president Trump väidab, et Iraan soovib kokkulepet, kuid Iraani riigimeedia sõnul lükkas Teheran Washingtoni vaerahu ettepaneku tagasi. Wall Street Journal kirjutab, et president Trump on oma kaaslastele öelnud, et tahab vältida pikale veninud sõda Iraaniga ja loodab konflikti lähiajal lõpetada. Viimase ööpäeva jooksul ründasid Taimba ja Iisrael Iraani intensiivselt, sihtides ballistiliste rakettide ladusid ja positsioone pealinnas. Vaadake videot siin, mille edastas Iraani Punane poolkuu. President Trump kommenteeris operatsiooni kolmapäeval. Me võidame suurelt. Keegi pole näinud midagi sarnast sellele, mida teeme Lähis-Idas Iraaniga. Nad teavad läbirääkimisi ja soovivad kokkulepet. Nad kardavad tunnistada, sest arvavad, et nende oma rahvas tapab nad. Ning nad kardavad ka, et meie tapame nad. Pole kunagi olnud riigipead, kes oleks seda ametit vähem tahtnud kui Iraani juht. Video kujutab Entju pidevaid rünnakuid Iraani sõjalise infrastruktuuri pihta. Entju keskväe juhatus teatab, et operatsiooni eepiline raev 4 nädalaga tabati üle 10 000 Iraani sihtmärgi. CENTCOMi ülem admiral Brad Cooper sõnas, et 2/3 Iraani rakettide ja droonide tootmisest on hävitatud. Cooper võttis Iraani mereväe kohta kokku järgmiselt. Aastakümneid. Iraani sõjalaevad on aastaid patrullinud piirkonnas, ähvardades ülemaailmset meretransporti. Aga need päevad on nüüd möödas, sest nüüdseks oleme hävitanud 92% Iraani mereväe suurimatest laevadest. Nad ei seile enam ja minu operatiivne hinnang on, et nüüd on nad kaotanud võime oluliselt projitseerida mereväelist jõudu ja mõju nii piirkonnas kui ka maailmas. Iraanlased jätkavad oma ballistiliste rakettidega rünnakuid Iisraeli vastu, olles alates tänasest hommikust laskunud välja 7 eraldi raketisalva. Seda näete siit videost. Iisraellased jahivad neid stardipositsioone. Nad väidavad, et üle 150 stardiseadme on alles. Meil on mõned pildid plahvatuse tagajärgedest seal ja Iisraelis. Pärast järjekordset kobarlaskemoona rünnakut tsiviilelanikele Tel Avivi ääres on 6 vigastatud. Kildmoon. Todd Carley, kiire teade. Iraani revolutsioonilise kaardiväe mereväe juht hukkus öises Ebisva ja Iisraeli luureoperatsiooni rünnakus. Hästi treenings, suur aitäh! Toome nüüd Steve Yatesi endise asejulgeolekunõuniku asepresident Cheney juures. Steve, aitäh, et tulid ja räägid meiega sellest. Kas sa kuulsid Trey raportit? Ma tahan rääkida Trumpist, kes ütleb, et Iraan soovib kokkulepet. Oleme juba 4. nädalat selles olukorras ja Iraan ütleb endiselt, et lükkab kokkulepet tagasi. Mida see sinu jaoks tähendab? 4 nädalat tundub meie uudistsüklitega arvestades väga pikk aeg. Ja diplomaatiline edasi-tagasi, aga kui viiakse läbi suurt sõjalist operatsiooni, siis on see suhteliselt kiire. See näitab, et president Trump on selgelt ühenduses mõningate inimestega Iraanis. Me ei tea, kes nad on ja nende elu oleks ohus, kui see avalikuks tuleks. Ta on alguses peale selgelt öelnud, et soovib sellest teha lühiajalise operatsiooni sõjaliselt. Ma arvan, et me näeme lähitulevikus olukorra leevenemist ja siis on endiselt vaja ühiseid operatsioone, et olukorda edaspidi hallata. Aga mitte nii kiiresti Ameerika Ühendriikide jaoks. Sõjaliselt ei oleks me saanud oma relvajõududel paremat tulemust oodata. Koostöö ja ülesannete jagamine liitlase Iisraeliga on midagi, mida teised liitlased hakkavad uurima ja tõenäoliselt kadestama. Jah, te ütlesite, et isegi kokkuleppe korral on endiselt vaja sõjalist kohalolekut. Kui kauaks see oleks?
mina? Nojah, arvan, et see sõltub pingimustest. Usun, et president Trump tegi ka selgeks, et pakub stiimuleid. Aga avaldab survet, et liitlased võtaksid endale kindlad rollid. On palju, mida teised suurriigid saavad teha, et tagada laevade ohutu läbipääs. On palju, mida teised suurriigid saavad teha, et tagada rahu. Edaspidi vajame tõenäoliselt mingisugust rahvusvahelist rahuvalvejõudu. On olemas kontrollijad, on tuumarakettide rajatistega seotud levikuohud, vähemalt nende raketirajatistega, mis neist alles jäävad, ja seetõttu on selgelt vaja veel tööd teha. Ma peaksin seda pigem hoolduseks kui suure intensiivsusega operatsioonideks, kuid siiski tuleb tööd teha ja koormust jagada ka teistega. Ja ma mõtlen, sest kui Trump eelmisel nädalal küsis $200 miljardit, pani see paljusid mõtlema, kui kaua see kestab. Soovin nüüd esitada Valdemaja pressiesindaja Caroline Leavitti helileiku. Ta lubas vallandada põrgu Iraani režiimi peale, kui nad keelduvad rahuleppest. Kuulake seda. President Trump ei bluffi, ta on valmis põrgu vallandama. Iraan ei tohiks enam valesti hinnata. Viimane valearvestus maksis neile juhtkonna, mereväe, õhuväe ja õhutõrje. Edasine vägivald on tingitud sellest, et Iraani režiim ei tunnista kaotust ega nõustu kokkuleppega. Mis on teie reaktsioon sellena? No ma arvan, et sellel on lisaks veel see voorus, et see on tõsi. Ja taaskord, president Trump, erinevad sellest, mida tema kriitikud võivad arvata, on selles sõjalises kampaanias olnud üsna vaoshoitud. Ta on nii tekitanud suure kahju sõjalistele sihtmärkidele. Täielikus sõjas, nagu minevikus suurtes sõdades, rünnatakse tsiviil- ja energiataristud, et katkestada kütusevarustus ja peatada sõjamasin. Ta hoidus suure osa sellest taristust ründamast, et hõlbustada pärast konflikti lõppu Iraani ülesehitamist ja majanduse taastumist. Võib-olla, kui tuleb teistsugune valitsus. Seega arvan, et kui nad ei näe seda kui oma viimast ja parimat lootust kokkuleppeks pingete vähendamiseks ja võib-olla rahu otsida ning reformitud Iraanis elada, siis arvan, et neid tabatakse väga-väga rängalt. Aitäh! Aitäh, Steve Yates, teie aja eest täna hommikul!